Kuidas muidu on? Raske. Sõidame vulkaanimatkale. Loodetavasti õiges autos, sest et kell 5 pidi meid hotelli pealt hotelli juurest peale veetama, aga tuli 5 minti varem mingi kaubik ja hüppasime sisse, aga ega väga kindel pole, et kas me oleme mis õiges autos. Loodame, kedagi teist pole peale meie. Nüüdseks on selgunud, et olemegi ainsad 2 matkasellidele. Nii et personaalgiid vist, aga ma loodan, et mingi muu giid kui see, kes meil autojuht on, sest see küll inglise keelt ei räägi. Ütles, et... Vaja inglise keelt? Jah, kõmpid seal mäest üles. Jah, tulud mäkke räägib. Jah, ühesõnaga sellised lood. Ma vist veel mingi pool tundi sõita. Vulkaanimatk sai plaani võetud juba Eestis. Pidi ju mingi põneva aktiivse tegevuse ka reisikavasse lisama. Teadsime, et matk saab olema füüsiliselt proovile panev, kuid päris selliseks ekstreemseks katsumuseks me valmis ei olnud. Gert arvas üldse, et kogu matk on kokku umbes 6 tundi ning ehk jõuame õhtul veel midagi ette võtta. Päris nii see siiski ei olnud. Juba esimesed 10 minutit vertikaalset mäkke ronimist andsid mõista, et asi on naljast kaugel. Rõõmsa jutuvadina ja naljatamise asemel võis tunda veremaitset suus ning peas keerlesid mõtted, et kas olime selle matka planeerimisel ehk liiga entusiastlikud. Õnneks hingematvad vaated ja võimas loodus kaalusid üle muremõtted ning matk võis jätkuda. Esimene väike peatus. Vaade on juba päris äge. Personaaltuur 2 Maris chillib. Surnud juba. Maris ütles, et on surnud juba. Pagas on korralik. 2 kotti, droonid, värgid, särgid. Aga... minu kaamerat. Peab ju kaadrit saama. Sinna televisiooni või kuhu. Ma ei tea, kuhu need lähevad. Parem oleks. See on ikka tõsine matk. Nalja ei ole. Teine osa. Päris järsk ikka risk. Aga saame hakkama. See pingutus siin on ikka ehtne. Libe on lihtsalt. See ei ole vlogi jaoks. Ei ole päris õiget matka saab. Üks vahemaa korraga ja vahepeal on peatused. Tuhande aasta vanune puu. Grandfather tree. Flower. See on kurjuse käsi. Hand of evil. Päris nice. Oleme kuskil peaaegu 3 kildi kõrgusel. Varsti on 3. peatuspunkt, kokku on 8. Maris, kuidas tunne on? Saad hakkama? Praegu saan hakkama, aga mõeldes sellele, et pole veel poolt teedki läbi, on päris hull. Aga mõtleme osade kaupa. Ja. Ei saa alla anda. Me oleme nii kaugel tulnud juba. 3 lendu, et siia üldse jõuda. Peame tipus ära käima lihtsalt. Matk oli jagatud 8 osaks. Iga võimalus korraks maha potsatada ja hinge tõmmata oli väga väärtuslik. Hi. Yes, hi. Good morning. Good morning. How's the weather outside? Very nice. Very Beautiful. nice. Yep. No complaints. Warm, I see. Yeah, this is what we're coming down for. Antud matka Catanango tippu on võimalik ette võtta ka nii, et baaslaagrisse tipu lähedal jõutakse hilja õhtul ning ööbitakse telgis. Hommik algab päiksetõusu nautimisega tipus ning seejärel suundutakse allapoole. Olles umbes poole peal jõudnud, möödusidki meist reipal sammul öised matkajad. Olime hetkeks kadedad, sest nemad olid tagasi teel, aga samas tõdesime, kui mõnus on vulkaani vaid 2 koos giidiga vallutada. Räägime, et giid on jumala normaalne, inglise keel on väga hea ja räägib ikka, mis need kohad on, siin mingid vanad puud ja
taimed. Mõistlik. Mida kõrgemale me jõudsime, seda kõhedamaks muutus kõrval asuva aktiivse vulkaani Fuego müra. Vaade on päris korralik. 5. peatuspunkt. Nüüd on veits lamedam ja siis lõpupush on järsk tund aega, 1,5 tundi. Vulcano Agua, mis oli siis selle Antigua linna kõrval kohe. Ja Antigua saab edelest. Peatuspaigas on hea istuda, on jah. Peale peatust on alati kõige raskem alustada uuesti, siis on siuke tunne, et see on võimatu. Siis mingi poole pealt hakkab jälle nagu enam-vähem tempo, siis muidu on lahe. Aga vist jah, nii rasket füüsilist asja pole teinud vist kunagi. No, Raske trenn saab tunniga läbi üldiselt. no siin on lihtsalt 8 rasket trenni järjest. Aga ei tohi alla anda. Eestlasi niigi käib siin vähe, nii et me peame lippu kõrgel hoidma. Meil pole lippu kaasas. Me peame lõpus tegema mingi asja. Paneme mingi toika püstitel. Arvame, mingi sinimust-valge asja saame kokku. Rääk peaks ju olema üle 3000 vist. 3100. Põhimõtteliselt siit saab autoga ka üles tulla. 250 dollarit vist. 4 VD-ga nagu kütad üles siit. Täiesti crazy. Sellised on takso või? Ahah, see läheb alla väga ainult. Üles oleks vaja saada kellegi abiga. Matka ägedamaid hetki oli staap number 6 ehk Basecamp, kust avanes ideaalne vaade aktiivsele Fuego vulkaanile ning saime ära teenitud pikema puhkepausi. Praegu ausalt öeldes väsinud, kõht on täis, kohvi joodud. Tundub nagu kõik pingutus peaks läbi olema, aga ei ole. Tuleb veel kõige raskem. Ma ei tea jah, tahaks natsi õnnida, aga vist ei tohi veel. Ei tohi. Tahaks siia telgi sisse kerra tõmmata ja siis saada tagasi alla helikopteriga. 4 tundi oleme nüüdseks matkanud ja me oleme tegelikult vist veits kiiremad kui paljud teised grupid, nii et no võid on ainult 2 ka, et omas tempos. Praegu saame siin kohvi ja natukene süüa, aga palju vist ei tohi, sest et kõige raskem osa on veel ees ja siin ei jaksa midagi. Jah. Kert kasutab võimalust, kuigi tuult ikka on ka veel. Ühes käest teeb timelapse, teises käest drooni. Selline see Kert on. Kus sa teed? Pilti vaja saada. Nii. Esmakordne kogemus oli just käia siukse poti peal vaatega vulkaanile, purkavale vulkaanile. Päris hea. Äge, päris naljakas oli. Aga täitsa lahe. Paneb kiiremini toimetama nagu. Ei hakka valetama, et kui kõht täis ja kohvi joodud, siis oleks tahtnud sinna samasse pikutama jääda. Reaalsuses oli aga kõige suurem pingutus ning 2 kõige järsemat punkti veel ees. Pidime ju ikka tippu jõudma.
vaatasime tippu. ära tegime. Õhk oli hõre ja emotsioonid laes. Kogu senine pingutus oli hetkeks unustatud ja nautisime seda ulmelist vaadet. Pealpool pilvi jalutada on maagiline kogemus. Vähemalt tundub, et ilmaga on meil väga vedanud, et kõik läheb hästi, siis ei tohiks vihma saada. Sest vihmaga on jah, märjaga on ikka tunduvalt raskem libe. Just taipasin, et siin on muidu täielik vaikus. Ainult see kõmin, mis tuleb kaugelt. Muidu on küll täielik. Nii et kui on soov maailma eest võitu tulla, siis võib siia jõudida. Oleme Akatenango vulkaani tipus. Matkasime siia mingi 6 tundi. Kõige hullem matk üldse vist elus. Mitte vist, aga suht kindlalt. Täis okei. Ja taustal jah, vulkaan purskab. Öösel või varahommikul nägime seda laavat ka. Aga jah, nõrkadele see matk ei ole. Me oleme tugevad. Kui meil vaja alla minna. Kui olime tunnikese vulkaani tipus olnud, oli aeg asuda tagasiteele. Teadsime, et allaminek ei saa olema lihtne, aga ei kujutanud jällegi ette, et see nii raske olema saab. Eeldatavast 3 tunnist sai siiski 5. Päeva lõpuks olime omadega täiesti läbi. Gerdi õhtu kulmineerus 41 palavikuga. Meie turistidena hindasime võimalust aktiivset vulkaani nii lähedalt näha ja kogeda. Sellise võimsa loodusnähtusega koos elamine on aga väga ettearvamatu. 2018. aasta 3. juunil aktiveerus Fuego taas ja vulkaani purske tagajärjel evakueeriti tuhandeid ning kahjuks hukkus 194 inimest.